Siinsamas Riia maanteel asuvas politseimajas töötanud 32-aastane Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo grupijuht on kinni peetud. Teda kahtlustatakse narkokuritegudes osalemises, altkäemaksu võtmises ja tööalaste andmete ebaseaduslikus avaldamises. Kahtlustuse saanud politseiametnik on Rasmus Krister Tuisk, kes töötas narkokuritegude uurijana. Ta õppis Tallinna Reaalkoolis, kaitses bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal ja lõpetas 2020. aastal Politsei- ja piirivalvekolledži. Politseis oli ta tänaseks töötanud üle 5 aasta. Kahtlus, et mees võib töötada politseisüsteemi vastu, tekkis tema kolleegidel. Igapäevases töös ühel hetkel saime aru, et esinevad mingisugused anomaaliad ja mis justkui väljendubki selles, et politsei jälitusinfo võib lekkida väljaspoole kuskile, mida siis kurjategijad enda huvides ära kasutavad. Esmalt siis heidetakse talle ette seda, et ta on toime pannud siis narkootilise aine grupiviisilise käitlemise, mis seisnes siis selles, et tema panus selles teos oli teadmiste ja nii-öelda raha sissepanemine ja vastutasuna siis selle eest ta sai ka omakorda vastu raha. Teise etteheitena siis on kahtlustuses märgitud episood, kus ta on siis ebaseaduslikult avaldanud kohtueelses menetluses kogutud andmeid ja selline andmete avaldamine on siis kaasa toonud ka selle kriminaalmenetluse olulise kahjustamise. Ja viimaks siis viimase etteheitena oli käsitletud kahtlustuses siis olukord, kus politseiametnik kasutas siis enda ametiseisundit selleks, et saada vastu hüve. Ametnikul oli juurdepääs siis jälitusinfole, siis ta edastas selle narkokurjategijatele, kes siis, ma saan aru, selle tulemusel riigist põgenesid. Jah, et see on üks selge näide sellest, et kuidas on võimalik kriminaalmenetlust kahjustada. Ehk et kui politsei on narkokurjategijate siis tegevusel jälil ja omab infot, et ühel hetkel siis nad kinni pidada, aga kui keegi lekitab informatsiooni siis nimetatud politsei seast ja kurjategijad saavad põgenema, siis see on selgelt ju selle süsteemi vastane tegevus. Me mängime usaldusega. Tänaseks on enamus kurjategijad kätte saadud ja eks veel mõned sammud veel ootavad ees. Aga suures pildis oleme enamalt kätte saanud kõik. Eestis ju inimesed usaldavad politseid väga kõrgelt ja ka see kaasus näitab et põhjusega, et kui selliseid juhtumeid nii harva, kui neid ka on, siis see näitab, et sellist süsteemset korruptsiooni kui julgeolekuohtu Eestis hetkel ei ole. Ja see põhjus ongi sellepärast, et me tõepoolest võtame neid kahtlusi tõsiselt, uurime ja viime siis need uurimused lõpuni ükskõik, kes see inimene on, kelle suhtes see kahtlus on tekkinud. Praegu on see isik kinni peetud, aga mis saab temast edasi? Olles siis läbi viinud need esmased menetlustoimingud, taotles prokuratuur tema vahistamist 2 kuuks. See taotlus sai kohtus läbi vaadatud ja kohus nõustus ning siis seda tõkendit temale ka kohaldas. Süüdimõistmisel võib Rasmus Krister Tuisku oodata kuni 15 aasta pikkune vanglakaristus.